õnne algust. Mul on hea meel teid tervitada täna novembrikuu üldkoosolekul, mille numbriks on juba 1340. Ja kui mõnes mõttes tundub, et aasta lõpp on paljudele väga kiire, siis tundub, et seltsile mõnes mõttes võib-olla mitte väga nii kiire, et täna meil ei ole tutvustada ühtegi uut liikmekandidaati ega kellegi üle hääletada. Aga pärast seda, kui me oleme ära kuulnud tänase ettekande, siis sooviks teid veel korraks siia, et arutada, kuidas meie detsembrikuist kohtumist teha, et millal ja et kellel see jõulude ja uue aasta vahepealne aeg on veel planeerimata, et kas me lükkame selle siis kuu päris lõpuni, nagu meil tavaliselt tavaks on saanud, või teeme siis sel puhul jõulude perioodiga seoses väikseid erisusi. Aga mul on hea meel kutsuda siia kõigepealt Tõnu Viik, kes on lubanud rääkida natukene ajaloost. Ma isiklikult olen alati väga tänulik, kui keegi võtab ette rääkida ajaloost. Et vahel tundub, et endal ei ole nii palju seda aega, et midagi uurida, nii et täna lähme päris juba üsna kaugele minevikku, aga kuulame siis täpsemalt. Head sõbrad, täiesti ootamatult oleme vanaks saanud ja vanad inimesed vaatavad rohkem tagasi kui ettepoole, sest eespool ootav osa ei ole enam kaugeltki nii pikk. Nii mina ka ja millegipärast on mind hakanud huvitama kuulsate meeste elulood. Me ju teame neid, eks ole, koolis õpetatakse ja räägitakse, mida nad tegid, aga kes nad tegelikult olid, kuidas nad elasid, missugune nende pere oli, sellest tavaliselt ei räägita. Ja nüüd ma olengi võtnud ette kirjutada mitteteaduslikke kokkuvõtteid suurmeeste eludes, kui nii võib öelda. Niisamuti ka siis Grigori Vassili poeg Levitskist ja tema seosest meie seltsiga. Ja ma alustan niimoodi, et Karl Peter Ludwig Schwarz oli viimane saksa soost Tartu Tähetorni direktor ja samal ajal umbes siis üle-eelmise nüüd juba sajandi lõpus oli juba varem tegelikult oli alanud äge venestamine. Selle propageerija oli kõige tugevasti Aleksander III. See lõpuks jõudis ka Tartusse ja 1893. aastal nimetati siiani Dorpati või Terpti nime kandnud linn uuesti Jurjeviks ja ülikool sai siis vastavalt nimeks Imperatorski Jurjevski universitet. Õpetamine ülikoolis hakkas toimuma vene keeles. See peletas eemale paljud professorid, kes läksid ära Saksamaale ja õpetamise kvaliteet muidu sellega ka langes, kuid teisest küljest avas tee venekeelsetele noortele, kes said siis ülikooli tulla. Muidugi ei jätnud see venestamisprotsess puutumata ka Tähetorni direktori valimisi. Loomulik oleks olnud, et direktoriks oleks valitud Gustav Wilhelm Ludwig Struve, kes oli siis selle suure Struve, Friedrich Georg Wilhelm Struve poja Otto poeg. Aga nii see sugugi ei läinud. Isegi hoolimata sellest, et see Ludwig Struve oli lõpetanud Tartu Ülikooli, siin magistrikraadi kaitsnud ja töötanud ka astronoomvaatlejana, see kõik ei omanud tähtsust ja direktoriks toodi, määrati tegelikult, siiani oli olnud nende direktorite valimine, toodi mees Harkovi ülikoolist, see oli sama Grigori Vassiljevitš Levitski ja Ludwig Struve viidi tema kohale siis sinna Harkovisse, tehti nii-öelda segamine. Nüüd ma näitan teile neid mehi lihtsalt näopilte, see oli siis seesama, kes Harkovisse läks ja siiamaani Harkovi mehed astronoomid peavad temast väga lugu, aeg-ajalt küsivad jälle mingeid andmeid tema kohta, kui mingised pidupäevad nende observatooriumis on. Nii näeb see observatoorium välja praegu, nii paremat pilti ma ei suutnud
kusagilt välja manada. Nii, ja siis hakkame nendest taasasutatud Tartu Ülikooli Tähetorni direktoritest peale, jättes need eelmised, mis olid võrdlemisi nii mitte pikaajalised Struuvest peale. See on siis see suur Struve, see on Johann Heinrich Mädler, kes tegelikult taheti Gaussi direktoriks saada pärast seda, kui Struve 1839. aastal lahkus Pulkovo observatooriumi direktoriks, kuid Gaussi ei tahtnud tulla, Hansen ka ei tahtnud tulla. Hanseniga oli veel lugu nii, et ta juba saatis oma mööbli kõik Lübeckist laevaga siia Tartusse, kuna koht oli lubatud, aga see kõik toimus siis, kui tema ülemus Herzog ei olnud kohal. Aga just enne seda, kui ta ise tahtis perekonnaga siia hakata sõitma, jõudis kohale Herzog, kes ütles, et selle nalja me lõpetame ära, tõstis tema palga tublisti suuremaks, kui enne oli, ja Hansen jäigi Saksamaale. Ei tulnud siia. Nii. Siis taanlane Toomas Clausen, kes oli meil siin päris tükk aega Tartus direktoriks, Tähetorni direktoriks, mõtlen. Ja siis viimasena enne venestamist oli Peter Karl Ludwig Schwarz, see on tema abikaasa Julie Hagen-Schwarzi poolt maalitud pilt. Ja kui te juhtusite nägema seda Looneotsa näidendit, Julie ja tähed, siis see hea näidend küll, aga tegelikkusele ei vasta. Nii. Aga nüüd Levitskist edasi. Vahepeal te võite tutvuda selle saksakeelse kirjaga, sellest tuleb ka juttu. Levitski sündis 27. oktoobril 1852 Harkovis advokaadi perekonnas. Ta lõpetas sealse 3. gümnaasiumi kuldmedaliga ja astus Harkovi ülikooli füüsika-matemaatika teaduskonda füüsika-keemia osakonda õppima. Kuid järgmisel aastal läks ta üle Peterburi Mäe-instituuti ja hiljem ka Peterburi keisriliku ülikooli. 1874 lõpetas ta Peterburi ülikooli kandidaadikraadiga, tolle ajal oli niisugune kummaline kraad, see vastas tegelikult tänapäeva bakalaureusele, siis tavaline ülikooli lõpetaja. Ta jäeti sinna stipendiaadiks ja ta hakkas valmistuma teaduskraadi kaitsmiseks. Üksiti töötas ta juba siis ülikooli ajal Pulkovo observatooriumis alguses koosseisu välise astronoomina ja hiljem ka rehkendajana või arvutajana. Teatavasti arvutusmasinad ei olnud ja masinate ametit pidid pidama inimesed. 1879. aastal kaitses ta magistri väitekirja kaksiktähtede orbiitide määramisest ja samal aastal sai ta tööd juba nüüd dotsentina oma kodukoha ülikooli astronoomia geodeesia kateedris. Nii et ja ajavahemikul 1879–1894 oli ta Harkovi ülikooli observatooriumi direktor. Tegelikult tema selle observatooriumi üles ehitaski ja samuti sisustas, ka määras ta selle observatooriumi geograafilise laiuse, mis tollal oli kaunis tükk tööd, samuti Pulkovo ja Harkovi observatooriumide geograafiliste pikkuste vahe. Ta alustas süstemaatilisi päikeselaikude vaatlusi ja mis peaasi tegelikult oli, et ta moodustas ülikoolis gravimeetrilise või seismoloogia osakonna. Ta tegi gravimeetrilisi mõõtmisi ja tema kohta võib öelda ka, et tema oli üks esimesi, kes tõi Venemaale sisse horisontaalsed pendlid maakoore liikumise määramiseks. Nii et võiks öelda, et ta on üks aluse panijaid siis Vene seismoloogiale. Ta püüdis ennustada ka maavärinat, aga nagu te teate, ei ole siiani see üsnagi kindel asi. Ja juba siis ta hakkas tegelema ka loodusteaduste ajalooga ja seda jätkas ta tegelikult kogu oma elu. 1894 tuli Levitski Tartusse ja 1898 anti talle Harkovi observatooriumi audoktori nimetus. Ja see teaduskraad võimaldas seda, et ta valiti siin
või määrati tegelikult pärast seda ka Tartu Ülikooli korraliseks professoriks. Selle venestamisega kaasas, nagu te kuulate, hakkas toimuma professorite kohale määramine, aga mitte valimine, nii kui ta siiani oli olnud. Ta astus ka Eesti Loodusuurijate Seltsi liikmeks 1895, sel ajal ta polnud muidugi nimega Eesti Loodusuurijate Selts, vaid seltsi nimi oli Loodusuurijate Selts Keisarliku Jurjevi ülikooli juures. Ja 25. märtsil 1899 valiti ta seltsi presidendi tavarišiks. Tol ajal oli niisugune kummaline termin olemas, mis hiljem teatavasti kompartei võttis laialdaselt kasutusele, aga tollal tähendas tavariš asetäitjat. Nii et ta oli tegelikult asepresident siis seltsil. Ministritel olid ka tavarishid sellel ajal, nii et need olid ka siis ministrite asetäitjad. Samal koosolekul valiti presidendiks ka professor Karl Gottfried Konstantin de Hio ja sekretäriks professor Nikolai Andrussov. Oma 340. istungil 8. märtsil 1901 teatas Loodusuurijate Seltsi asepresident Levitski, et senine president de Hio ei saa enam oma suureks kurvastuseks seltsi juhtida. Levitski pani koosolekule ette, et avaldame sel puhul kahetsust ja täname professor de Hiot seltsi kasuks tehtud töö eest. Ettepanek võeti vastu, nii nagu nendes protokollides on, par acclamation, mis tähendab seda, et keegi vastu ei nurisenud ja vastu ei hääletanud. Levitski tõstis üles ka küsimuse uue presidendi valimise kohta. Selle peale tegi professor Gustav Heinrich Johann Apollon Tammann, ka meil tuttava nimega, tuntud nimega mees, ettepaneku valida seltsi presidendiks professor Levitski. Nii et tavarišiks sai ta siis päris presidendiks, asepresidendiks või siis selleks tavarišiks sai professor Andrussov, kes enne oli olnud sekretär, ja seltsi sekretäriks sai professor Nikolai Kuznetsov, kes hiljem ka presidendiks sai. See ettepanek leidis üksmeelse heakskiidu. Levitski presidendiks oleku ajal tegelikult jätkus selle seltsi töö endisel viisil, midagi põrutavat ei toimunud ja seltsi töö oli nii-öelda välja kujunenud. Istungid ei olnud reeglipärased, vaid toimusid nii kaunis sagedasti siiski. Kohal oli tavaliselt umbes sama palju inimesi kui meil praegu ja umbes sama palju ka külalisi. Peeti teadusettekandeid, õnnitleti juubilare, näiteks Dmitri Mendeljejevit, kel oli ilus ümmargune sünnipäev, saadeti kaastundeavaldusi, näiteks Moskva ülikooli esimese valitud rektori vürst Nikolai Sergejevitš Trubetskoi lesele vürsti surma puhul, arutati publikatsioonide vahetamise ja üldse raamatukoguga seotud küsimusi, anti aru ka seltsi finantsseisust, nii nagu loomulikult iga selts peab tegema, võeti vastu uusi liikmeid, arutati, keda saata ekspeditsioonidele ja rahvusvahelistele konverentsidele, mälestati lahkunuid püsti tõusmisega ja nii edasi. Sel perioodil õnnestus tegelikult Levitskil riigi toetust seltsile suurendada, mistõttu sai võimalus ka korraldada sellised ekspeditsioonireise, enamasti küll väljapoole Eestit. Näiteks võib tuua Miščenko 2-kuulist reisi Boržomi kanti tänapäeva Gruusias. Sellest on väga põhjalik ettekanne tegelikult nendes protokollides. Ja osaliselt toimus reis küll Kaukaasia muuseumi ja keisraliku suurvürsti Nikolai Mihhailovitši toetusel. Liikmed olid kõik siiski vene ja saksa nimedega. 1906. aasta seisuga leidsin ma seltsi nimekirjast on 3 eestlast. Heinrich Koppel, Aleksander Paldrok ja Oskar Kallas. Rohkem eestlasi ei olnud. Kui nüüd rääkida füüsika ja matemaatikaga seotud ettekannetes, mis nagu mulle on lähedasemad, siis selle ajavahemikul pidas mees Jossif Sikora, kes töötas Tartu Tähetornis, ettekandeid Virmalistest Muurmanis ja Teramägedel. Tema oli saadetud sinna ekspeditsioonile ka. Ning professorid Boris Resnevski ja Aleksander Vojeikov tegid mitmel korral ettekandeid meteoroloogiast. Mõlemad on tuntud nimed, Vojeikovi nime kannab praegu endine Nõukogude Liidu meteoroloogia keskobservatoorium endise Leningradi lähedal. Ja eriti tuleks rõhutada, just arvestades tänapäeva konteksti,
17. veebruaril 1901 Vojeikovi ettekannet geoloogilistest kliimadest seoses süsihappegaasi sisaldusega atmosfääris. Nagu te näete, juba siis muretseti selle üle. Professor Kolossov, kes oli matemaatik, pidas ettekandeid näiteks Barnardi ja Hilli vererõhu mõõtmise aparaadi matemaatilisest teooriast, Bääri seadusest jõgede kallaste uhtumise kohta, tsükliliste süsteemide variatsioon arvutusega käsitlemisest ning mitmel muul matemaatilisel moel. President Levitski esines kogu oma presidendiks oleku aja jooksul ainult ühe lühikese aruandega ja see käis Kuznetski maavärina kohta 12. märtsil 1903. Seismoloog ta oli ja seismoloogiast ta ka rääkis. Tähelepanu väärib ka 368. kinnine istung, nüüd palun vaadake terasemalt seda, 22. jaanuaril 1904, kus arutati seltsile oma maja ehitamist. Sellel istungil loeti ette õpetatud Eesti Seltsi presidendi dr. Wolfgang Heinrich Julius Schlüteri kiri, kus Lussile lubati rahalist abi maja ehitamiseks 7500 rubla ulatuses, kui tingimusel, et ÖES seal endale ruumid saab. Kas me ei peaks nüüd õpetatud Eesti Seltsi poole pöörduma küsimusega, kus see raha on? Kuid sellest ei saanud tollal asja, sest nagu te teate, 1905 Venemaal algas suurte segaduste aeg, kiired muutused toimusid ja maja jäi ehitamata. 28. aprillil 1905 teatas seltsi sekretär professor Kuznetsov, et senine president Levitski enam ei kandideeri presidendiks ajapuuduse ja terviseprobleemide tõttu. Alati, kui mingisugused probleemid tekivad inimestele, eriti juhtide kohadel, siis on hea võtta tervise küsimus üles. Ilmselt, ma ei ole kindel küll muidugi, kas Levitski puhul see nii oli, aga tundub, sest 1905 on väga tundlik aasta. Istungist osavõtjad avaldasid sel puhul sügavat kahetsust uuesti. Nagu te näete, on see kahetsuse avaldamine niisugune traditsiooniline värk ja üksiti suurt tänu Levitski 4-aastasel presidendi ajal tehtu eest. Samal istungil valiti ikkagi see par acclamation uueks presidendiks professor Nikolai Ivanovitš Kuznetsov. Uus president pidas tänukõne, kus ta eriti märkis seda, et Levitski oli president raskel ajal, kus nii vene kui saksa keel olid seltsis peaaegu võrdselt kasutusel ja president suutis taktitundeliselt hoiduda ise ja hoida ka teisi mõlema keele rääkijaid üksteist solvamast, mis oli tollal kaunis kerge tulema. Samuti eraldi tuleb rõhutada ka seda, 1905. aastal peeti 3 astronoomialast loengut. Pokrovski rääkis päikse atmosfääri uurimisest ja kuu füüsilisest ehitusest ning Sergei Šarbe rääkis 3. komeedist 1905. aastal. Levitski ajal muide asutati ka niisugune asi nagu järvede komisjon, mis tänase ajani meil olemas on ja töötab. Selle komisjoni, mis oli asutatud siseveekogude uurimiseks, näitas eriti suurt aktiivsust üles Max von der Mühlen. Enamasti oli asjaajamise ja publikatsioonide keeleks vene keel. Kuid istungite protokollid koostati siiski ka saksa keeles. Nagu te näete, siin on üks niisugune tabel selle kohta tulud ja kulud. Ja nagu te näete, ega need summad eriti suured ei ole. Kui nüüd rublad järgi vaadata, rublad võrdsustada eurodega, siis on peaaegu samasugused numbrid meil praegu, kui mitte väiksemad. Aga jah, müüdi ka siis seltsi väljaandeid 6 rubla ja 88 kopika ees. Eriti suur see raha ei ole. Aga siis need sinased Šlenski Vznossei on 295, on juba suurem summa. Ja nii edasi, ülikooli saadeti 250 rubla ja ülikooli, tähendab riigilt otse Gasudarstvenного казначейства 2497, see on juba kaunis tõsine summa. Nii. Ja 1903. aastal määrati
Levitski Tartu Ülikooli rektoriks. Ta sai olla sellel kohal ainult 2 aastat. 1905. aastal ta vabastati sellest ametist. Ilmselt ei olnud õpperingkonna kuraator rahul sellega, kuidas rektor tuli toime rahutute üliõpilastega 1905. aasta revolutsiooni ajal. 1904 juba andis Levitski sisse palvekirja pensionile mineku kohta, sest tal oli täitunud 30 aastat pedagoogilist tööd. Kuid ta soovis luba edasi töötamiseks. Ja 1905. aastal anti Levitskile emeriitprofessori staatus ja Tartu Tähetorni direktoriks jäi ta kuni 1908. aastani. Aastatel 1908 kuni 1911 oli Levitski Vilniuse õpperingkonna ülem, 1911-1914 Varssavi õpperingkonna ülem. Nii et ta pidi olema ikkagi niisugune, kuidas öelda, hea kuulsusega inimene. Alates 1915. aastast oli ta Petrogradis Naiste pedagoogika instituudi õppejõud ja aastatel 1915-1917 Venemaa astronoomiaühingu esimees. Ja ta suri 1917. aastal. Nüüd siis Levitski ja Tähetorn, sest sellest me ka ei saa mööda minna. Kui Levitski tuli Harkovist Tartusse, siis leidis ta eest täielikult unarusse jäetud observatooriumi. Praktilisest truuvaegadest saadik ei oldud instrumentaarium uuendatud, kuid 70 aastaga oli truuve muretsetud vaatlusriistad juba kulunud ja üsna vananenud. Isegi raamatukogu oli käest lastud. Levitski muidugi esimese asjana tutvus olukorraga, tegi endale nimekirja asjadest, mis tuleks korda teha ja esimene oli muidugi remont Tähetornis, nii ruumide kui instrumentide remondiks ja teisel kohal oli tal kohe raamatukogu. Ta küsis ülikoolil 30 000 rubla, kuid talle isegi ei lubatud seda, rääkimata siis saamisest. Mingite instrumentide ostmiseks ka eraldi raha ei antud. Mingisuguse remondiraha Levitski siiski suutis välja võluda, sellepärast et ta sai järgmisel aastal ülikooli juhatusele ette kanda, et kõik tähtsamad instrumendid on lahti võetud ja võimaluse korral nende vead parandatud, ruumid on remonditud ja raamatukogus on revisjon tehtud. Hoolimata sellest, et selle esimese, niimoodi nägi siis Tartu Tähetorn välja eelmise, juba vist üle-eelmise sajandi alguses ja ta pöördus uuesti ülikooli juhatuse poole raha saamiseks, tundub, et ta oli visamees. Ta tahtis seda raha päikesevaatluste sisseseadmiseks ja samuti pöördus ka ta Pulkova observatooriumi poole, kuhu muidugi need viimase aja vaatlusriistad olid enamasti kõik läinud ja küsis ajutiseks kasutamiseks Thalmeieri fotoheliograafi ning Repsoldi 6-tollist astrograafi. Seda Repsoldi oma ma ei suutnud leida, kuid siin on meridiaanring, mis ka tuli Tartus, või tähendab, see ei ole ka see tegelikult, ta on hoopis, minu teada on see Saksamaalt pärit see, aga põhimõtte samasuguse ülespanekuga on mõlematel sama. Ja ülikool raha ei andnud, aga Pulkova observatooriumis siiski küsitud instrumendid saabusid, nii et siis oli seal Pulkova observatooriumi direktoriks suures truuve poeg Otto. Kuid päikesevaatuseks vajalikud ekraanid tehti valmis juba Tartus. Levitski soovis jätkata Harkovis alustatud seismilise mõõtmisi. Ta tellis 4 horisontaalset pendlit. Kusagilt ta pidi seda raha siiski saama. See on see Petsvali astrograaf, ma lihtsalt näidata teile, mismoodi see astrograaf välja näeb. Siin on tavaline siis refraktor, eks ole, lähedsteleskoop ja siin üleval on siis vastav kaamera. See Petsvali astrograaf teatavasti on see eriliselt ära sooritud paviljon Tähetorni ees. Minagi olen selle peal vaatlusi teinud tudengina. Ja
Ta tellis 4 horisontaalset pendlit, ma mõtlen Levitski, ja Levitski käsutuses Tartus olid ka seismoloogilised riistad, mis olid saadud seismoloogia keskkomisjonist. See on nüüd horisontaalse pendli skeem, ta on nüüd vedrude peal, eks ole, liigub horisontaalselt, kui maakoor kõigub või liigub niimoodi horisontaalselt, siis see all on siin see registreerimisaparaat. See on kõige elementaarsem skeem, mis üldse olla saab. Tegelikult on need riistad väga keerulised. Georgi Želnin, kes ka on Tartu observatooriumi ajaloo üles tähendanud, väga täpselt ja korralikult tehtud asi, ja ta on kirjutanud, teistest omandatud instrumentidest tuleb järjekorras nimetada 1897 saadud seniitteleskoopi firmast Repsol ja pojad ja 1995. aastal saadud Ericssoni kronomeetrid ja veel Landschafti normaalmeetrit. Normaalmeeter oli vajalik teatavasti maa mõõtmiseks, sest alati tuli neid mõõtmises kasutatavaid mõõtelatte ja võrrelda siis normaalmeetriga. Kronomeetrid mul näidata ei ole, aga ma näitan teile maailma parimat omaaegset kronomeetrite tegijad Harrisoni tehtud esimest kronomeetrit H1, see on juba 1736. aastal. Käiku läks tegelikult laevadel kronomeeter H4. Asi on selles, et geograafilise pikkuse määramiseks tol ajal muid meetodid ei olnud kui kellade võrdlemine. Ja see kell pidi täpselt käima ka laevadel, sest teatavasti Inglismaa on kogu aeg mereriik olnud ja sellised täpsed kellad olid seal hädavajalikud. Nii. 1897 ehitati siis seniitteleskoopi jaoks silindriline paviljon, seesama Petzvali teleskoobi torn, kus pärast teist maailmasõda fotografeeriti muutlike tähtede rikkaid taevaalasid, näiteks noole tähtkujus. No kõik Toomeeli jalutajad teavad seda torni, eks ole, mis praegu on rikkalikult grafitiga kaetud ja näeb kole välja. Peaaegu sama kole kui Tähetorni direktori maja, mida siiani ei ole suudetud välja mõelda, et kui ülikool selle remondib, siis milleks seda kasutada. Kui kellelgi on hea idee, siis palun tulge sellega välja ja kandke ette ka Toomas Asserile, ta remondib selle maja ära. See maja on tõesti jube. Kuna Levitski säilitas oma seismoloogia huvi, siis suutis ta 1897 kohandada Tähetorni lähedal asuva saarinna Katariina teise ajal ehitatud püssrõukeldri oma horisontaalpendlit asukohaks. Praegu teatavasti kasutatakse hoopis seda muuks otstarbeks. See oli pendlitele suurepärane asukoht, sest temperatuur püsis seal aasta läbi konstantsena ja liikluse mõju, mis niigi oli tollal väike, ei ulatunud sinna keldrisse peaaegu üldse. Osa pendleid paigutati Tähetorni keldrisse, ka Tähetornil on ka selline väikene kelder olemas ja seejuures on huvitav märkida, et 1996. aastal paigutati samasse keldrisse seismoloog Olga Einlo initsiatiivil Saksamaalt saadud seismomeetersüsteem. Mul seda konkreetselt see on Petzvali torn, seda te kindlasti teate. Siin on ta veel üsna puhaste seintega ja siin on siis näide ühest seismomeetrist, mis mõõdab tegelikult neid kolmesuunalisi maakoore liikumisi. See kate on pealt ära võetud ja on näha, mis seal sees on. Ega ma täpselt ei oskagi teile öelda, mis seal on, aga 2 massi igatahes siin näidata pole mingit mõtet. See ja see on siis need massid, mis liiguvad, kui maakoor liikuma hakkab ja registreerivad need võnked ära. Ja kuna see koht tundus isegi tsaaririigile suurepärasena ja tuntud teadlane oli uuringuid juhtimas, siis Vene seismoloogia keskkomisjon muutis Tartu selleks kohaks, kuhu kõigepealt uuriti kõiki Venemaale muretsetud seismograafe. Lisaks sellele registreeriti siin ka maavärinaid, koguti kokku kõik andmed, mida edastasid teised Venemaa seismoloogiajaamad ja valmistati need ette seismoloogia keskkomitee bülletääni jaoks. Kuigi õigeid instrumente astronoomiliseks vaatlusteks ei olnud,
siiski vaadeldi. Lõpetati juba 1870. aastal alustatud tsoonivaatlused, vaadeldi päikeseplekke, helkivaid ööpilvi, mida te siin pildil ka näete ja mida meie ajal juba uuris Charles Willman. Ja kui Pulkovas saadi foto